Tere jälle! Noore kristlasena ütles Jumal mulle midagi sellist, mis on mulle senini väga selgelt meelde jäänud. Ta ütles mulle, Eve, kui sa kaotad oma sisemise rahu, siis lõpeta kõik muu tegevus ja tule osadusse minuga. Püsi osaduses minuga seni kaua, kuni sa saad tagasi oma rahu. Ma mäletan, et mõtlesin, et miks see rahu nii oluline on. Ma olin ju senini saanud elatud ilma selle sisemise rahuta ja kõik asjad said tehtud. Ma ei mõistnud, miks ma pean kohe kõik muu tegevuse katki jätma ja minema Jumalaga osadusse seni kauaks, kuni saan tagasi oma rahu. See tundus mulle tõelise aja raiskamisena. Ma oleksin ju terve selle aja saanud midagi muud kasulikku teha ja saavutanud midagi. Oleksin saanud panna linnukese kirja, et näen, tegin selle ära ja nii edasi. Minu jaoks oli tõeline müsteerium see rahu tähtsus. Ma ei mõistnud seda. Kuid ma sain aru sellest, et kui Jumal mulle midagi ütleb, siis tasub mul kuuletuda. Ma sain aru, et kuigi mina seda väga hästi ei mõistnud, siis järelikult oli ikkagi see rahu üks väga oluline asi. Ja ma olen senini üritanud järgida seda juhendit. Kuigi aastatega on selgeks saanud, et rahu sees elamine ja rahu sees püsimine on tohutult palju parem kui aeg-ajalt rahu kaotamine ning siis selle tagasi saada üritamine. Nüüd ma muidugi mõistan rahu olulisust, kuigi ma usun, et mul on selle kohta veel nii mõndagi õppida. Jumal on nii sügav, et selles maailmas ei jõua me eales mõista kõike seda, mida ta igatseb meile õpetada iseenda ja oma olemuse kohta. Jumal on rahu ja tema sees saab meil alati ja igas olukorras rahu olla. Kui me kaotame oma sisemise rahu, siis oleme hakanud ekslema vaenlase territooriumil ning meil tuleb naasta tagasi rahu sisse. Jeesus ütleb Luuka 8. peatükis ja 48. salmis ja ma loen selle piibli laiendatud tõlkest. Tütar, sinu usk, sinu kindlus minusse ja sinu usaldus minu vastu on teinud su terveks. Mine rahusse, muretusse, häirimatusse, heaolusse. Jumala rahu on muretu ja häirimatu heaolu. Muretu seetõttu, et me kindlus ja lootus on Jumala peal ja mitte millegi ega kellegi muu peal. See muretu ja häirimatu heaolu ei tähenda seda, nagu läänemaailmas sageli selle all mõeldakse, nagu meil peaks olema kogu aeg chill ja mõnus ja mugav olemine. Et siis on kõik hästi, et siis on nagu Jumal kogu aeg meiega. Seda see kindlasti ei tähenda. Sest Jeesus ütles meile selgelt, et selles maailmas saavad meil kõigil olema katsumused ja raskused. Üks kirjakoht, mille läbi Jumal mulle uuesti rahu teemat välja hakkas tooma, on kirjas Jeesaja 23. peatükis ja 6. salmis. Eestikeelne piibel ütleb, kindlameelsele sa hoiad rahu, sest ta loodab sinu peale. Piibli laiendatud tõlge toob selle lõigu pikemalt välja öeldes, sa valvad teda ja hoiata täiuslikus ja pidevas rahus, sest ta mõtted, nii tema kalduvused kui tema iseloom on kindlalt sinu peal. Ta pühendab end sulle ja ta toetub ja loodab kindlalt sinu peale. Kindlameelse hoiab Jumal täiuslikus ja pidevas rahus, sest ta loodab Jumala peale. Kes on kindlameelne inimene? Kindlameelne inimene on teinud Jumala sõna ja oma isiklike kogemuste põhjal konkreetsed otsused oma südames ja ta ei luba olukordadel neid otsuseid kõigutada. Kindlameelne inimene teab täie kindlusega, et Jumal on alati tema poolt. Jumal ei ole kunagi tema vastu ja sellise suhtumise ja hoiakuga läheb ta ka oma olukordadesse. Kindlameelse inimese südames on kindel teadmine, et mis iganes juhtub, Jumalal on alati lahendused ning Jumal aitab teda.
Ta ei kahtle, ta ei kõhkle, ta ei luba hirmul ega paanikal end üle võtta. Kindlameelne inimene teab, mida Jumal talle oma sõna kaudu on tõotanud ja ta hoiab oma mõtted järjepidevalt nendel tõotustel. Ta teab, et tal on hea ja armastav isa, kelle süda on talle alati avatud. Ka kõige keerulisemates ja raskemates olukordades on tema isal lahendused. Mulle tohutult meeldib laul 85 ja 8. salm, mis ütleb, piibli laiendatud tõlkest uuesti loen. Ma kuulan suure ootusega, mida isand Jumal kõneleb, sest ta kõneleb rahu oma rahvale, oma pühadele, neile, kes on temaga õiges osaduses. Kuid ärgu nad pöördugu uuesti enesekindla rumaluse juurde. Ärgu nad pöördugu uuesti enesekindla rumaluse juurde. Enesekindlus on rumalus, tohutu rumalus Jumala silmis. Meil peab olema kindlus Jumalasse, mitte iseendasse, mitte iseenda võimetesse. Ja Jumal kõneleb meile alati rahu. Kui Jumal meid kõnetab, siis on see alati rahus tehtud. Jumala kõnetused ei ole kunagi paanikas ega hirmutavad. Milline iganes on meie olukord, Jumalale ei tule see üllatusena. Ta ei lähe endast välja. Ta ei lähe ähmi teis, et mida me nüüd peale hakkame. Ei, Jumal näeb ja teab neid lahendusi ja vastuseid juba ammu enne, kui see olukord meie ellu tuli. Meil tuleb nüüd minna Jumala ette ja saada need lahendused. Selleks, et me kuuleksime Jumala vaikset häält, on meil vaja kõigepealt sisemine rahu saavutada, sest Jumal liigub alati rahus. Ja roomlastele 8. peatükk ning 6. salm ütleb piibli laiendatud tõlkest. Nüüd lihameel, mis on arutlused ja juurdlused ilma püha vaimuta, on surm. Surm, mis hõlmab kõiki patu poolt põhjustatud kannatusi, nii siin kui tulevases elus. Kuid püha vaimu meel on elu ja hingerahu, nii nüüd kui igavesti. See kirjakoht toob väga hästi välja selle, kuidas me kaotame oma rahu. Ta ütleb, arutlused ja juurdlused ilma püha vaimuta on surm. Mõtle sellele. Me oleme nii harjunud asjade üle arutlema ja juurdlema. Me mõtleme, kas see või teine asi on mulle kasulik. Me analüüsime. See on maailma tavapärane mõtteviis. Kui me tulime Jumala juurde, olime samuti harjunud asjade üle arutlema, neid analüüsima, me olime harjunud juurdlema. Pääste meid sellest ei vabastanud. Ma usun, et me ei pane isegi tähele, kui sujuvalt me läheme üle asjade üle arutlemise ja juurdlemise juurde, ilma et me isegi näeksime seda. Piibel nimetab seda lihameeleks. See röövib meilt rahu, mis peaks meid juhatama ning õigel teel hoidma. Kuid seesama kirjakoht ütleb ka, et püha vaimu meel on elu ja hingerahu. Me rääkisime eelmisel korral sellest, kuidas mediteerida Jumala sõnal. Kui me mõtiskleme Jumala sõnal, siis püsime pühas vaimus ning seeläbi jumalikus rahus. Pühas vaimus ei ole meil ei hirmu ega muret. Temas ei ole paanikat ega segadust. See tuleb kõikvõimalike arutluste, analüüsimiste, kaalutluste kaudu. Kõik hirm ja mure, paanika, segadus, need tulevad kõik hingevaenlaselt. See tähendab seda, et kui meie rahu kaob, siis oleme me astunud välja Jumala territooriumilt ning eksleme vaenlase territooriumil, vaimses mõttes muidugi. Me oleme võtnud vastu hingevaenlase poolt soovitatud mõtted ning asunud surma poolele.
Meie ülesanne on paluda Jumala abi ning saavutada tagasi oma hingerahu Jumala kohalolus viibimise kaudu. Meil tuleb kõigepealt tema ette maha laadida kõik hirm, kõik mure, kõik paanika, kõik ärevus, mis iganes meid häirib. Alles siis saame keskenduda Jumala kuulamisele. Ma olen aastate jooksul õppinud peatuma, kui panen tähele, et mu rahu on kadunud millegi pärast. Ja ma hakkan mõtlema tagasi sellesse kohta, kus oli see koht, kuhu ma oma rahu kaotasin. Ma jään vaikseks ja mõtlen tagasi, kas ma kuulsin midagi sellist, mis röövis mu rahu. Näiteks oli midagi uudistes või ütles keegi mulle midagi, mis mind häiris, või ma olin lubanud oma mõtetel lappama minna. Kui ma leian selle süüdlase, siis kõrvaldan selle ning astun tagasi rahu sisse. Jeesus ütleb meile Johannese kirjas ja 14. peatükis 27. salmis, ma usun, et kõik teavad seda salmi väga hästi ja sellepärast ma loengi seda ka just piibli laiendatud tõlkest. Ta ütleb, rahu ma jätan teile, oma rahu ma nüüd annan ja pärandan teile. Ma ei anna teile nii, nagu maailm annab. Ärge laske oma südametel olla murelikud, ärge lubage neil karta. Lõpetage kõik erutus ja häiritus ja ärge lubage endil olla hirmunud ja heitunud ja arad ning muutliku meelega. Mõtle sellele, mida Jeesus siin ütleb. Rahu ma jätan sulle. Oma rahu ma nüüd annan ja pärandan sulle. Ma ei anna nii, nagu maailm annab. Ära lase oma südamel olla murelik. Ära luba oma südamel karta. Lõpeta kõik erutus ja häiritus ja ära luba endal olla hirmunud ja heitunud ning arg ja muutliku meelega. Jeesus ei annaks meile mitte mingisugust käsku, kui meie ei oleks seda võimelised täitma tema abiga. Ja see siin, nagu sa aru said, see ei ole soovitus, see on käsk. Kuid kuidas me saame elada rahu südames keset seda ebakindlat maailma, mis on täidetud hirmuga, ahastusega. See on nagu plahvatuslik on see maailm. Kuidas saab see võimalik olla? Ainult siis, kui me tunneme tõde. Ainult see tõde, millel me oleme pikemat aega mediteerinud. Tõde, mis on võtnud juured alla me südames ning saanud intiimseks osaks, lahutamatuks osaks meist. Ainult see tõde on võimeline hoidma meid täiuslikus rahus. Ma soovin ikka ja jälle ja uuesti üle korrata Jumala sõnal mediteerimise olulisust. See on nii oluline. Neuroteadlane Dr. Caroline Leaf õpetab, et selleks, et üks tõde saaks osaks meist ning hakkaks me elu suunama, tuleb seda tõde mediteerida iga päev miinimum 7 minutit päevas, vähemalt 63 päeva järjest. Vastasel korral teame oma mõistusest tervet hulka sõna, kuid see ei muuda me elusid, see ei muuda me olukordi. Me libiseme ikka ja jälle tagasi oma vanadesse maailmast pärit mõttemallidesse, mis juhivad meid tagasi pimedusse. Meil tuleb võtta aega, et mediteerida sellel sõnal, mille Jumal meile praeguse aja jaoks on andnud. See sõna peab saama osaks meist, selleks, et ta purustaks vanad maailmast pärit mõtteviisid, mis meid jätkuvalt kaotusesse ja hirmu alla suunavad. See on üks kõige olulisemaid asju, mida me saame teha. Kui konkreetsed tõed ei ole korralikult me südamesse juurutatud, siis rünnakute tulles lööme me kõikuma, sest meil ei ole mitte midagi, millest kinni hoida, mille külge ennast ankurdada.
kui mingi konkreetne sõna on aga sügavalt me südamesse juurutatud, siis rünnakute tulles on meil midagi väga tõelist, millest kinni hoida, sest sõna hoiab meid ja annab meile elu. Eile jagas üks naine me osaduses midagi väga huvitavat, ta jagas Hiina kristlaste kohta. Kui Hiina kristlased on aktiivsed ja nad kõik üritavad olla väga aktiivsed, sest neil on südames see, et nende kohustus on kuulutada evangeeliumi ja levitada Jumala kuningriiki. Meie lääne kristlastena oleme muutunud väga laisaks selles osas. Ja Hiina kristlased teavad, et nad pannakse mingiks ajaks vangi, kui nad kuulutavad evangeeliumi. Nad teavad seda, see ei tule neile üllatusena. Nad teavad ka seda, et neil ei ole vanglas piiblit. Seega nad panevad Jumala sõna tallele oma südamesse, nagu piibel meid õpetab tegema, et see sõna neid vanglas olemise ajal toidaks. Ja mitte ainult neid, vanglas nad jätkavad evangeeliumi kuulutamist, see sõna peab toitma mitte ainult neid, vaid ka teisi, kes on seal vanglas. Nad teavad, et tõde peab saama juurutatud nende südamesse. Nad kuulutavad vanglas edasi. Meil tuleb samuti panna Jumala sõna tallele oma südamesse, sest ainult see sõna, mis on meisse juurdunud, kannab meid läbi keeruliste ja raskete aegade, mitte see sõna, mida me oma mõistuses teame. Johannese 16. peatükk ja 33. salm ütleb: ma olen rääkinud teile nendest asjadest selleks, et teil võiks olla täiuslik rahu ja kindlustunne minus, Jeesuses. Maailmas on teil katsumused ja hädad ja kannatused ja pettumused, kuid olge julged, kindlad ja kõikumatud ja kohkumatud, sest mina olen maailma ära võitnud. Ma olen võtnud maailmalt väe teid kahjustada. Ma olen võitnud ta teie jaoks. Jeesus ütleb, ma olen rääkinud sulle nendest asjadest selleks, et sul võiks olla täiuslik rahu ja kindlustunne minus. Ma tean, et maailmas on sul katsumused ja hädad ja kannatused ja pettumused. Need on kõigil. Mitte üks ainuski inimene ei jää neist puutumata. Need hädad ei ole mitte mingiks üllatuseks mulle, ütleb Jeesus. Jeesus ütleb, ma tean, kuidas nendega tegeleda. Seega ole sina julge ja kindel. Ole kohkumatu kõigi hädade keskel, teades täie kindlusega, et mina olen maailma ära võitnud. Ma olen võtnud maailmalt väe sind kahjustada. Ma olen võitnud maailma sinu jaoks. See on see, mida Jeesus meile ütleb. Mõtle sellele. Jeesus ütleb, ma olen maailma juba sinu jaoks ära võitnud. Ma olen võtnud maailmalt kogu väe sinule kahju teha. Ma olen ristipuul surnud sinu eest, et sul võiks olla rahu ja seda ülikülluses, sest minu rahu sees võidad sa kõik oma vaenlased. Pane kogu oma lootus minu peale. Tule osadusse minuga, sest osaduses minuga peab kõik pimedus taanduma. Osaduses minuga taandub kõik hirm. Jeesus ütleb seda. Osaduses minuga taandub kõik paanika. Osaduses minuga saad sa kõik tarkuse, võidmise, väe, lohutuse, julguse, kõik, mida sa vajad. Jeesus ütleb sulle, ma ei jäta sind mitte eales ilma abita. Pane oma lootus minu peale ja sa näed, et ma olen ustav. Jah, meil liha võib nii mõneski olukorras röökida, et ma tahan siit välja saada. Meie olukord võib olla nii keeruline, nii raske, et me tahame põgeneda. Kuid meil tuleb mõista, et see on meil liha, mis röögib, mitte me vaim. Kui me vaim on osaduses Jumala vaimuga, siis meil on rahu ka keset keerulisi ja raskeid olukordi. Me ei pea liha poputama ega toitma. Meil tuleb õppida mitte oma olukorrale keskenduma, vaid panema oma mõtted täielikult Jeesuse peale ja oma lootuse tema peale. Ta toob meid välja igast keerulisest olukorrast, kui paneme oma lootuse tema peale.
Jeesus teadis, et meil saavad olema keerulised ja rasked ajad, ta teadis seda. Ta ei öelnud meile, et põgenege, peitke ning varjake ennast kuskil urus, vaikselt minu tagasitulekut oodates. Ei, mitte mingil juhul. Jeesus ei võta meid ära sellest maailmast ega keeruliste aegade keskelt. Kõige selle keskel ütleb ta meile, looda minu peale ja järgi mind. Ma ei peida end, ma ei varja end, ma liigun edasi, liigu ühes minuga. Kõik on hästi, vaatamata sellele, et sul liha kisendab su sees. Jeesus ütleb sulle ja mulle, puhka minus, kui oled väsinud. Anna mulle üle oma haavad, kui oled haavatud. Luba minul end lohutada, kui oled haiget saanud. Luba minul end üles tõsta, kui sind on maha trambitud. Jeesus ütleb, tule minu juurde, puhka minus. Et kõik see, mis on sinu sees või minu sees, tähendab Jeesuse sees, et kõik see, mis on Jeesuse sees, võiks sinusse voolata. See tuleb osaduse kaudu. Selleks, et sina võiksid Jeesust edasi kanda ning maailmale Jumala headust näidata. Et ka teised haavatud ja kurnatud võiks Jeesuse juurde tulla ja saada lohutatud, kinnitatud, ravitud, üles tõstetud. See on see, mida Jumal tahab teha meie jaoks. Jumal võtab vastu igaühe, kes oma lootust tema peale paneb. Ta ei tõuka mitte ainsatki ära. Ta ei ütle mitte ühelegi, et mine lahenda ise oma probleemid. Said ennast sellesse täbarasse olukorda, mine lahenda ise. Ta ei ütle kunagi meile seda. Ta ütleb, tule minu juurde. Mina aitan sind. Ükskõik millise olukorra sa oled ka ise suutnud endale tekitada. Jumal ei ütle, et mine lahenda nüüd see olukord ja siis tule minu juurde. Ta ütleb, et tule minu juurde. Mina aitan selle olukorra sinul lahendada. Ta teeb seda alati. Ja praegusel ajal on rahu just see, mis eraldab meid maailmast või peaks meid eraldama maailmast. Miks kristlased ei paanitse? Miks kristlased ei ole hirmu all? Loomulikult on paljud kristlased ka praegu paanikas ja hirmu all, kuid Jeesus kutsub meid kõiki oma rahu sisse. See on meie turvapaik, see on meie kindluspaik. Jeesus kutsub oma kogudust oma rahusse. Kõigi ebakindlate olukordade keskel peaks kogudus olema see, kes liigub täiuslikus rahus, kes avab oma käed ja oma südame kõigile, kes vajavad lohutust ja julgustust, kes vajavad rahu. Kuid me ei saa mitte kellelegi midagi anda, mida meil endil ei ole. Kui meie ei ammuta rahu ja lohutust ja kinnitust, kus Jumalalt, siis meil ei ole seda ka teistele anda. Ja me ei saa rahu ega seda julgustust ja kinnitust mitte kuskilt mujalt kui ainult elavat Jumalat. Me lugesime alles Jeesaja 26:3, kindlameelsele sa hoiad rahu. Rahu, sest ta loodab sinu peale. Kindlameelsed on need, kelle lootus on täielikult Jumala peal. Ja kui nad millestki aru ei saa, siis nad lähevad otse Isa juurde ja paluvad temalt selgust ja ilmutust. Kuid igas olukorras jäävad nad siiski kindlaks ja kõikumatuks sellepärast, et nad on võtnud aega viibida elava Jumala kohalolus. Ning seetõttu teavad nad täie kindlusega, et Jumal ei jäta neid eales maha, ta ei jäta neid hätta. Nad teavad seda täie kindlusega, et Jumal ei jäta neid eales maha ega hülga neid. Nad teavad täie kindlusega, et Jumal on hea ja tema igatsus on alati päästa, vabastada, tervendada, lohutada, õnnistada, julgustada. On aegu, mil meil tuleb vaimus võidelda ja on aegu, mil meil tuleb Jumalast puhata ning lubada temal teha oma töö meis. Tegelikult oleme me võimelised vaimus võitlema ainult siis, kui sellele on eelnenud Jumala ootamine vaikuses. Mõned kuud tagasi pani Jumal mulle uuesti südamele Jeesaja 30:15 ja see on kirjakoht, mida Jumal on uuesti tõstnud võib-olla mulle üles rohkem kui ühtegi teist kirjakohta. Ja ma loen selle piibli laiendatud tõlkest, sest nõnda ütleb Isand Jumal, Iisraeli püha. Minu juurde tagasi pöördudes ja minus puhates sind päästetakse.
Vaikuses ja usaldavas kindluses on sinu tugevus. Jesaja ütleb, et me pääste on igas olukorras Jumala juurde tagasi pöördumises, mis tähendab meeleparandust ehk kõige selle kõrvaldamist, mis blokeerib Jumala läheduse meie eludes ja Jumalas puhkamises. Mida tähendab Jumalas puhkamine? See on niivõrd palju sügavam, kui me seda oleme senini mõistnud. Apostel Sam Solan ütleb, et see tähendab seda, et ma laman Jumala ette maha nagu surnu, sest ma surin ühes Kristusega ristil. Ma surin lihategudele. Muidugi me teame väga hästi, et me ei ole surnud ühe korraga lihategudele, kuid rist on just selleks, et lihateod sinna naelutada. Ja see ei sünni selle läbi, et ma kuulutan, et ma nüüd naelutan kõik oma lihateod igaveseks ristile. Loomulikult see ei sünni niiviisi. See sünnib samm-sammult. Jumal lubab teatud olukordadel meie ellu tulla, et me näeksime seda, kui elav meie liha ikka veel on. Nende olukordade keskel õpime liha suretama või vähemalt me peaks seda tegema. Ja Johannese kiri ütleb meile uuesti ja uuesti, et Jeesus tegi ainult seda, mida ta nägi isa tegemas. Jeesus kõneles ainult seda, mida ta kuulis isa kõnelemas. Me oleme loodud elama samamoodi. Seega Jumalas puhkamine tähendab seda, et me lõpetame kõik oma mõttetud, viljatud ponnistused, et ennast ise mingist ebamugavast olukorrast välja päästa ning selle asemel ootame Jumalat. Me peatame oma 100 kilomeetrit tunnis liikuvad mõtted ja me keskendume ainult Jumalale. Me ootame ainult Jumalat. Me mõtleme, me paneme teadlikult oma mõtted ainult Jumalale ja me ootame, kuni Jumal tõuseb üles meie seest ja hakkab liikuma, siis me liigume ühes temaga. Kuid seni kaua me oleme Jumala ees ja laseme oma lihal surra, me ootame Jumalat, me lõpetame kõik oma mõttetud, lihalikud, viljatud ponnistused ennast ise oma ebamugavast olukorrast välja päästa ja lihtsalt ootame, et Jumal tuleb ja teeb seda, sest ta on tõotanud seda teha. Ma loodan, et see tänane osa oli sulle õnnistuseks, julgustuseks, kinnituseks. Kui sa tead kedagi, kes vajab kuulda seda sama sõnumit, siis jaga seda videot temaga. Aga ole südamest õnnistatud, julgustatud ja kinnitatud. Sinu isa armastab sind ja ta on sinuga iga üksik hetk. Ta teab su olukordi. Ta ei ole sind eales maha jätnud ja ei saa seda eales tegema. Jeesuse nimel. Aamen.